tervitan teid Kadrina rahvamajas. Rõõm on näha, et olete tulnud koos meiega tähistama rahvamaja 85. aastapäeva. Tervituseks annan sõna Riigikogu esimehele härra Eiki Nestorile. No tead, oli ikka vägev etendus küll, oli ju? Jaa! Nii et vaadake, millega Eesti Noorsookasvatuse Seltsi Kadrina osakonna liikmed aastakümneid tagasi tegelikult hakkama said ja millele algust panid. Ja ega siis ühe rahvamaja puhul on ju alati tähtsad 3 asja. Kõigepealt ja kõige olulisem meile kõigile on see, et on aidanud ka nendel aastatel, kus võib-olla tehti seda põranda või siis lavalaudade all, aga vabaduse ajal hoida seda keelt, kanda seda kultuuri ehk lihtsalt olla eestlane. Teine ja sama tähtis ülesanne on tegelikult siin rahvamaja ümber. Vaadake, paraku on nii, et meil oleks täna väga raske teiega mõelda, et kui Noorsookasvatuse Seltsi Kadrina osakond ei oleks selle hea mõtte peale tulnud, mis siin siis üldse täna oleks ja kas selle ümber, selle rahvamaja midagi oleks. Sest vaadake, on ammu teada, et kui inimestel ei ole kohta, kus koos käia, nii nagu rahvamaja, siis nad lihtsalt lähevad laiali. Nii et sellel rahvamajal on kindlasti suur tähtsus ka selles, et Kadrina nii tubli on. Ja kolmandaks pakuta ka ju lihtsalt midagi hingele. Kuidas ma siis ütleks, et võidu kodus ka üksi pilli mängida, aga üksinda orkestrit teha ei ole võimalik. Ja seetõttu on ta pakkunud kõigile neile, kes siin täna esinesid ilmselt suure elamuse, kõigile meile, kes me siin vaatasime, minu arvutuste järgi mitte ainult, et pealtvaatajad ei mahu siia saali ära, vaid ka esinejad ei mahu ära. Nii et ma olen täiesti kindel, kui 85 aasta pärast väidetavalt täna Eesti kõige noorem rahvamaja juhataja tuleb Kadrina rahvamaja 170. juubelile, siis tal on mida mäletada. Aga mul tekkis teile üks küsimus ka. Ja kui te olete nõus, siis palun vastake korraga ja välju häälega. Kas teil on alati nii vahva? Jaa! Aitäh, Heiki ja rahvas. Selle tänase päeva üks märksõna ilmselgelt on järjepidevus, mida me siin laval oleme näinud. Ja esmalt ma tahaksin selle järjepidevuse märgiks kinkida Eikile seetõttu, et sina täna Riigikogu esimehena ja omal ajal siis Otto Strandman riigivanemana siin olite. Ma tahaksin kinkida Kadrina kihelkonna ajalooraamatu, mis on õige paks. Me teame, see on üle 800 lehekülje. Heaks lugemiseks mõnel vast äkki iga omal Riigikogu istungil ja selle juhatamise ajal, usun, et see on tegelikult kindlasti palju huvitavat. Aitäh! Kultuurilise järjepidevuse osas oleme me ju täna tegelikult ka astunud ühe väga olulise sammu. Siinsamas 24. veebruaril ütlesin ma, et selline saab olema Kadrina rahvamaja uus tool. Toolid, millel te istute praegu, on meie inimeste annetuste teel siia jõudnud. Vähe sellest, nad on välja mõeldud, disainitud ja valmistatud siinsamas Kadrinas Piksneris. Ma tahan väga tänada kõiki neid, kes panid oma õla alla sellele tublile aktsioonile. See on üks asi, mis võiks meid ühendada selle päevaga, kui koguti siin raha selle rahvamaja ehitamiseks. Ja ma arvan, et see ka näitab seda, et kui me kogukonnana tõesti soovime
midagi ette võtta, siis me suudame seda teha. Aga et mitte jääda üldsõnaliseks ja täita oma lubadus, siis avan ma selle tahvli, mis kannab siis kõikide nende annetajate nimesid, kes sellele tuulikampaania õla alla panid. Seda teeme. Hea rahvas, tahaks omalt poolt täpselt samamoodi tänada kõiki neid tublisid toetajaid. Summa 7485 eurot ei ole väike summa. Ja see on kõigi teie panus ja nii nagu volikogu esimees Jaanus ka ütles, et see märksõna järjepidevus on väga oluline ja tänu sellele tõenäoliselt oli ka see, et teie jaoks, teie kõigi jaoks on nii oluline see rahvamaja, see tegevus, mis siin toimub. Et veel kord suur aitäh teile selle eest ka minu poolt kõigil. Nüüd üks rahvamaja ei saa, muidu on ta lihtsalt maja. See, mis hing, mis siin sees on, selle hinge annavad need kõik kollektiivid, kes siin täna esinesid ja kes oma vabast ajast peale oma tööd, oma pere kõrvalt käivad õhtuti siin koos, sest nad tahavad seda teha. Ja neid kollektiive on Kadrinal, tublisid kollektiive on Kadrinal hästi palju. Viimasel laulu- ja tantsupeol oli Kadrina vald oma kollektiividega teisel kohal arvulises mõistes, kes käisid suurel peol peale Rakvere linna. See näitab seda, et siin tahetakse isetegevust teha ja kõik need pasunakoor, kapell, tantsud, laulukoorid, näiteringid, kunstiringid, käsitööringid, neid on kokku 16 ja ma tahaksin koos volikogu esindajaga tänada neid juhendajaid, kes seda igapäevast tööd nii südamega teevad ja mitte alati ei ole ilmselt see palka nad üldse ei saa, kultuuritöötajate palgad on madalad, seda te teate, aga et neil eluga natukene magusam oleks, siis on kõigile natukene meil metsi ja kõigile on ka siis ka turvalisus. Teie turvalisus on meile väga oluline, sellepärast et teie kõigi turvalisus ja selles mõttes ka nende juhendajate turvalisus, siis me tahaksime anda teile kõigile tänukirjad selle tehtud töö. Nii, ja hakkame siis peale. Esimene on Aino Orgmets. Helena Mägi. Egert Eelmaa. Eneli Piht. Eneli on meie uus näiteringi juht, aga kas ta ei ole siin? Äkki ta peidab ennast? Ei peida. Eveli Vaigur.
me ootame teda ka. Nii. Külli Müntberg. Lisette Laisaar. Markus Laudesaar. Saale Kreen. Siini Ugaste. Silja Uus. Tiiu Veersalu. Merike Repp. Tiia Kimmel. Siis on meil veel mõned väga tublid inimesed, kes küll veel ei juhenda ühtegi ringi, loodetavasti nad peavad seda võib-olla midagi tegema, aga kes on alati olnud Rahvamajas abiks ja ilma kelleta see Rahvamaja kindlasti ei toimiks nii hästi, kui toimib. Esimene neist on Kevin Jõgiste. Suur tänu sulle abi eest. Loomulikult Marge Mägi, ilma kelleta Merit Mägi, kelleta ka üks veel ei toimu. Liis Ambos. Ja loomulikult Kadrina valla poolt peale seda ilusat toolide aktsiooni ja remonti tahame me kinkida Rahvamajale ja kõikidele Rahvamaja sõpradele ühe kingituse, mis on selles kassis, mis loodetavasti rõõmustab teid, kes te siin Rahvamajas toimetate palju-palju aastaid ja annab teile jõudu ja virkust ja tuvilust. Helena, ole palun nimel kuulajad tavus. Sõna saab Alo Põldmäe.
austatud Riigikogu esimees, austatud kadrilased. Mul on nii hea meel näha, et minu vanaisa oli siin selle kogu ürituse algataja, siin samas lava peal kutsus kokku ühe komisjoni. Kummardan nende noorte ees, kes on niisuguse ajaloolise üriku toonud siia lavale. See on tõesti väga tore näha oma vanaisa tegutsemas, sest tõepoolest tema oli siin ju väga lähedal. Algas oli ta Undlas, tuli ta tegelikult Alatskivilt, tuli Väike-Maarja kandist. Hiljem oli ta seal Väike-Maarjas vallakirjutaja, siis oli vallakirjutaja Undlas, eluaeg peaaegu vallakirjutaja. Minust vallakirjutajat oma vanaisa eeskul ei saanud, mina hakkasin hoopis kristeldama noote ja muusikameheks ja hakkasin klaverimuuseumit algatama, aga usun, et kõik see algus on saanud just sellest samast mehest Aleksander Krimmist. Aga mis siin viga siis Kadrinas, minu vanaisal oli seda suurt maja, seda ehitust ka algatada ja koos sõpradega ja tuttavatega seda teha, sest ta elas siin samas Viru 8, kus minagi vahetevahel olen ja vaatan üle, kuidas see maja elab ja kuidas Uuskülad seda maja kenasti korras hoiavad ja ise ka püüan kaasa aidata. Mis viga oli minu vanaisal olla Tartuse vabrikus siin samas üle tee ja vaadata, kuidas see maja hakkab kerkima. Siin käidi ööd ja päeval 1930 maja kerkis 5 kuuga. Ma loen seda mitmest, vähemalt 7 kohast ja ma ei suuda seda uskuda, et selline asi saab võimalik olla. Aga see näitab, et milline entusiasm oli, milline lootus tulevikku ja missugune ettenägelikkus oli, et see kõik on vajalik meie kõikide jaoks, et selline maja, selline koht oleks, kus kõiki neid andeid rakendada ja rahvale neid andeid ka näidata. Nii et mul on väga suur hea meel, et siin toimub selline tegevus. Siin on palju mul endisi ja uusi tuttavaid ja uus noor põlvkond tuleb peale ja seesama natukene templit või isegi tõepoolest templit meenutav hoone, isegi teatrit. Kui ma eemalt vaatan, siis mul tuleb miski silme ette alati Estonia teatrit. Selline päevaosaline. Nii et see on selle Lääne-Virumaa üks selline teatrimaja. Ja siin on esinenud draamateatri siin samas laval 99 ruutmeetrit, õigemini 99,2, jah. See on omal ajal 1930 ja kuni 40 oli see Eesti kõige suurem rahvamaja või seltsimaja, kui täpne olla. Aga see on kogu rahvale ja ma usun, et see jääb ka tervele meie rahvale, mitte ainult Kadrinale, mitte ainult Lääne-Virumaale, vaid kogu Eesti rahvale. Ma soovin teile kõike kõige paremat ja kummardan nii oma vanaisa tegemiste ees, kui tema kaasvõiklejate ees, kui teie ees. Aitäh teile! Olge vahel! Kas saalis on veel sõnasoovijaid? Lugupeetud Kadrina rahvas, lugupeetud külalised, meie tuleme tänama Kadrina õpetajate pensionäride seltsingu nimel. Ma mõtlesin, et mina, kui olen niisugune inimene, kes on Kadrina kultuurielu ja samuti kõrvalt näinud ja seestpoolt ja väljastpoolt näinud seda elu, et me tuletame mõned naljakad seigad meelde. Meil ei ole mitte midagi öelda, sest laval oli kõik. Olga oli isegi värvikam kui päris elus. Täname kõige selle eest. Ma olen lummatud sellest etteastest, mis noored inimesed on teinud. Suur tänu, et niivõrd värvikas ja tore järelkasvanud. Ma olen uhke, et ma olen Kadrinast pärit ja et ma olen kadrinlane.
teil on kõigil selleks põhjust, et meil on niisugune kultuuriline järjepidev, enam, alge, kõrge, nii nagu härra Põldmäe ütles, et nagu templit meenutab. Aitäh teile tüdrukud, te lubate nii ennast nimetada. Meil on väike luuletus ka teile lugeda ja väike kaardike näida. Helisegu siin majas ikka võluvad lauluviisid, paukugu säravad kasulad, kõlagu mõnusad rahvalikud pillilood, kepsutagu kergejalgsed tantsijad, liikugu käsitöömeistrite nobedad näpud, kostku sõnakunstnike nii mõtlikud kui ka lustakad kajatused, liisegu kunstirahva kirkavärvilised pinslid, toimugu ikka usinalt seeniorprouade ja härrade toredad peod, leidku tee rahvamajja rohkearvuliselt nii rahvakultuuri viljelejaid kui ka selle nautijaid. Suur tänu ja õnnitleme! Suur aitäh kõikidele Rahvamaja sõpradele. Enne veel, kui koduteele asute, saate suu magusaks teha, sest foyees pakutakse sünnipäevatorti. Veel kord aitäh ning järgmiste kohtumisteni. Ja kuigi ma ei kuulu enam selle maja tegijate ega juhendajate hulka, oli kõike seda väga tore vaadata. Mul on hea meel, et see maja elab ja hingab nooruslikult ja vahvalt. Ja ma tahan oma lilleõied edasi anda oma kooli õpetajatele, Kadrina kunstide kooli õpetajatele, kes on selle majaga seotud. Silvi Ugaste. Ja te olete siin rahvale valgust ja vaimuvalgust jagades armsaks ja omaseks saanud ja et see ka edasi kestaks, et nüüd teil on öeldud ka maakonna kõige nooremad ja võib-olla ka isegi üle riigi kõige nooremad töötajad ja teil jõudu ja ilusaid imelisi unistusi ja nende teoks tegemist ma seda 270. aastat kõigepealt ei ütle, kõigepealt 100. juubelini peame välja, siis vaatame, mis edasi saab, nii et palju jõudu ja
samasugust ilusat aplausi kuulevad, nagu nad 85 aastat on kuulnud, et need lavalauad ikka jõuavad kanda seda raskust, mida nad siiani on. Aitäh teile kahele noorele inimesele ikka seda tahet, jõudu, pealehakkamist, kannatlikkust ja kui sa kultuuripõhjul see Ader peaks vastu kivi minema, mis sa teed siis? Ader üles, üle kivi ja edasi. Aitäh! Soovin Rahvamaale kuldset iga ja palju õnne, kerget jalga ja koostööd kõigiga. Aitäh teile! Samuti soovin palju õnne ja edu Ene Kaldamaale, kes oli 43 aastat Rahvamaa juhataja. Palun! Tundub, et nüüd võime küll tordile minna. Aitäh teile!